see meelteaed oli igal juhul, tekkis meil Maarja külla tänu selle hobukooli külaskäigule, mis siis tekitas sellise tunde, et meil võiks ka midagi sellist olla, et me suudame sellega tegeleda. Et minu nimi on Huko Laanoja ja mina olen Maarja küla arendusjuht ja ühtlasi olen ka Räpina aianduskooli Maarja küla õpperühma õppejuht. Et Sveni me leidsime tänu varasemate kokkusaamist, sest ma mäletan seda, kuidas meil sihtutuse juhataja Liim Ikkeim oli käinud minu meelest hobukoolis mingi väiksema kambaga ka Maarja külast ja oli väga siis talle muljet avaldanud see, mida ta nägi ja kui me hakkasime oma seda 10 hektarit maad planeerima, et mis me siin teeme, siis see meelteaia spiraal oli üks selline asi, mis kõik need, kes külas olid käinud hobukoolis, et see hästi meeldis ja me alustasime siis seda enda meelteaia kavandamist siis 2020. aastal alguses. Ütleme, kui see filosoofia seal tagant oli, siis ma arvan ka sealt hobukooli kandist. Et kuidas täpselt seda teha, siis seda projekti me kirjutasime sisse siis Sven Aluste külaskäigu meie juurde. Sven tuli kenasti kohale, rääkis kõigil arusaadavas keeles, et meil on siin hästi kirev selline seltskond, kes väga erinevat moodi võivad väga lihtsatest asjast aru saada. Aga Sven siis suutis seda meile selgeks teha, paberi peal välja joonistada, need mõõdud, mulle meeldis eriti see filosoofiline background ja kuna ma ise olin käinud, ma ei olnud hobukoolis käinud, ma olin käinud seal Liikva Päikese külas, siis minul endal oli ka selline hea emotsioon selle kõndimise osaga. Et Sven suutis seda tunnet päris hästi kirjeldada ka läbi selle filosoofilise ja ajaloolise ülevaate, mis siis puudutas spiraale ja vanu spiraale nagu üle maailma. Ja kui nüüd me suutsime siis nende näpunäite järgi tegelikult enda asja päris ilusasti paika panna, me saime nagu abi materjalide osas, et mida kasutada, kuidas kasutada, hooldamise osas. Meil veel hobuseid ei olnud ja meil ta on natuke teistsugune, me käime seal seda muru niitmas ka natukene. Aga põhimõtteliselt me saime siis endale praeguseks sellise spiraalaia, mis ei ole veel valmis taimede osas, aga kus on, Toivo Niiberg on meil see, kes seda taimestikku seal planeerib koos meie külarahvaga. Aga meil on hästi hea selline alus loodud. Ja kõige lahedam on see, et nad on meil nagu ka kasutuses ja hinnanguliselt on siis praeguseks ajaks, ma just eile koostasin ühte projekti, mis sisaldab ka seda meelteaia lähedust ja seda ümbruskonda, et me arvame, et kuskil 300 inimest on võib-olla väljaspool külast käinud seda seal meelteaias juba nii-öelda turistina. Et seal meelteaia kõrval on meil selline kunstmetsast näitus, mida kutsume Kumeks ja Kume me oleme ka Aktuaalses Kaameras on läbi käinud, aga siis selle Kume kõrval on ka meelteaed, kui viivad siis need viidad ja põhimõtteliselt siis võib öelda, et kuskil 300 turisti, mis meie mõistes on nagu päris kõrge arv ja siis järgmiseks aastaks me planeerime siis seda Kumet veel natukene ka edasi arendada ja arvame, et kuskil 500 inimest järgmisel hooajal saavad tulla juba sellesse meelteaeda ja sinna kunstnäitusele. See sujub väga hästi, et kokkulepe, mis me oleme teinud, nagu peavad, me saame endale arusaadavas keeles ja saame selgitusi. Kui oleme hädas, on võimalik ühendust võtta. Siis ma arvan, et selline spiraal, ütleme, ta sobib ma olen suvalisse maamajapidamisse näiteks, et kui seda maad on nagu piisavalt, see ei pea olema muidugi nii suur, see suurus varieerub, aga ma arvan, et ta erihoolekandasutustesse kindlasti sobib. Ma arvan, see on mu subjektiivne arvamus, et autismispektri häirega inimestele
võib see kogemus seal spiraalaias nagu jalutades ja et see võib päris meeldida, et mina olen juba tähele pannud tegelikult, et ta meeldib sellisele kambale inimestele. Ja jah, ma ütleks, et teades linnaruumis ma olen nagu suhteliselt vähe nagu taolisi asju näinud, et see võib ka kuskil täiesti nagu linnapargis olla, et pargis jalutamiseks. Muidu on nad olnud ikka, ütleme, Pahklas on ja ma olen veel nagu mingites maakohtades näinud, linnades olen vähe näinud. See oleks päris pull, kui oleks kuskil linnapargis ka selline.